Ma soovin inimesi aidata. Ma soovin õppida. Ma soovin aru saada kehast ja loodusest. Miks tekivad haigused ja mida saavad inimesed enda tervenemiseks teha. Mul on mõned vihjed ja ma olen ise näinud tervenemisi, kuid see pilt on ikka veel ebaselge, see täpselt, kuidas me jõuame tagasi sinna, mis oli algselt meie oma, meile loomulik paik. Tervis, see on inimese loomulik seisund. Ma jään sellesse alati uskuma. Nii nagu ma usun ka sellesse, et õnn on inimese loomulik seisund. See pilt, mida me maailmas muidu näeme tavaliselt, mida räägitakse, see ei tundu mulle õige. Selles maailmas on lihtsalt midagi väga valesti. Liiga palju tundub asjatut kannatamist. Ja see kõik on väga absurdne. Kuidas inimesed ei taha võtta vastutus oma elu eest, oma tervise eest. Nad lihtsalt nutavad. Nad ootavad, keegi neid päästaks. Aga nad ei vaata iseenda sisse, sest seal on kõik vastused tegelikult olemas. Kõik haigused on meie loodud. Iga haigus tuleb meile midagi õpetama. Midagi meile näitama iseenda kohta. Kas meil on vaja elus mõned õppetunnid kätte saada? Kas meil on vaja kellelegi andestada, suhteid paremaks muuta, tervendada? Või on meil vaja minna loodusesse tagasi, teha keha jaoks midagi head, lõpetada keha mürgitamine, austada tema soove, austada loodust, kõike seda, mida loomad ka teevad. Inimene on see, kes ütleb, et loomad on rumalad ja et inimene tahab teha omamoodi. Näiteks süüa liha, sest liha teeb meid ju targaks, aga tegelikult teeb hoopis ülbeks ja paneb meid loodust hävitama, paneb meid iseennast hävitama. Ma usun, et igast väljakutsest on võimalik võitjana välja tulla. Haigus ei ole meie vaenlane, see on meie õpetaja. See panebki meid muutuma, see paneb meid arenema. See ju ongi elu mõte, mitte lihtsalt tühja passimine. Vaat inimesed, nad ei ela kirglikult, nad teevad iga päev samu asju ja nad valetavad üksteisele, nad valetavad endale, nad tunnevad sees tühjust ja nad elavad minevikus või muretsevad tuleviku pärast. Nad kannavad enda sees valu ja mõistavad teisi hukka. Tänapäeva inimeses on nii palju valu, nii palju traumasid, nii palju allasurumist, et see kõik on tegelikult ime, et me üldse suudame niimoodi elada ja et meie keha püsib koos. Keha on niivõrd võimas, et ükskõik mida me ka endaga ei teeks, me lihtsalt elame nii kaua. Me saame ikka teha neid asju, mida me teeme. Keha on nii kannatlik ja nii mõistav. Aga siis tuleb mingi haigus, siis kui midagi läheb üle piiri, siis me hakkame teda vihkama või hakkame nutma, et miks ta nüüd vigane on. See on tõesti kummaline, kuidas me üldse ei ole kontaktis oma kehaga, üldse kontaktis oma hingega, miks me üldse elame. Ja me ei ole kontaktis ka loodusega, mis on meie kodu. Ja kõike seda arvestades, siin ei ole ju midagi imestada, et inimkond ongi allamäge liikunud. Ta on hävitanud oma kodu ja seega ta kannatabki igasuguste haiguste käes. Et siin ei ole nagu mõtet mõelda, või mõtet süüdistada kedagi teist.
tuleb võtta vastutus. Meie oleme ise kõik loonud. Meie saame seda muuta. Ja mina olen võtnud eesmärgiks teha selgeks need asjad. Kõigepealt enda keha peal. Ma tõesti tahan enda keha aidata, tervendada ennast. Ma tahan olla see pioneer, kes juhatab vägesid, kes toob siia maailmasse mingisuguse muutuse, uue mõtteviisi. Ma ei taha olla lihtsalt keskmine inimene ja ma ei lähe selle survega kaasa lihtsalt omale töökoht hankida ja siis elada oma mingit tavalist elu ja teenida raha ja sellel ei ole mitte mingit mõtet. Kui elu oleks selline, siis ma parem keriks selle lõppu edasi ja saaks sellega ühele poole, et minna kuskile mujale, sest siuke elu ei ole minu arust mõttekas. Ma tahan avastada ja üheks minu missiooniks on olla tervendaja, õppida, kuidas tervendada ja ma olen kindel, et ma saan jooksma. Ma tõusen ratastoolist igavesti. Ma viskan kargud maha ja ma jooksen. Ja see on täiesti võimalik, ma tean seda. Selles ei ole mul mitte mingit kahtlust. Ma arvan isegi, et see on isegi käkitegu. Arvestades seda, kui võimsad me oleme. Alguses on muidugi väljakutsuv, kuid kord tuleb aeg, kui see on lihtsalt igapäevane. Teeb üks ära, siis teeb teine, siis teeb kolmas. Varsti hakkab iga päev juhtuma selliseid asju. Ja polegi enam mitte midagi. Aga selleks on vaja fookust ja suurt eneseusku. On vaja teistsuguseid harjumusi ja me peame teadlikult looma omale uut maailma ja hoiduma sellest vanast süsteemist. Põhimõtteliselt ma arvan, et üks hea retsept on teha kõike vastupidi, mida teised teevad. Sellega jõuab väga kaugele. Tulla sealt töökohalt ära, mis on lihtsalt raiskamine. Hakata sööma, hakata mõtlema, mis sinna keha sisse läheb. Ja hakata mõtlema ka teistmoodi. Elu üle, mis tähendab elada. Ja püsida teadlik. Hoiduda tähelepanu kõrvale tõmbajatest. Neid on igal pool. Facebook. Mida onu Mati teeb? Mis ta räägib, mis pildid üles paneb? Vaata, kui me selliseid asju kogu aeg jälgime, siis meie energia kaob ära. Tähendab, meie tähelepanu lihtsalt suunatud millelegi muule ja sinna see energia läheb. Muutused toimuvad siis, kui me ikka paneme sajaga. Meil on siht ees ja me püsime sellel lainel. Me teeme asja kogu hingega. Ja ma arvan, et mina olen seda õppetundi kätte saamas. Me tegin pidevalt varemalt asju poole südamega. Tegelesin väga paljude erinevate asjadega. Ja tegelikult need olid kõik mingid tähelepanu kõrvale tõmbajad. Seal ei olnud piisavalt südant ja piisavalt seda vabadust. See stimuleeris rohkem. Isegi mul võis küll hea olla, aga tulemusi ei olnud. Ja nüüd ma tahan teha asju täies südamest. Olla kohal igal hetkel. Kuulata oma keha. Olla vaatleja. Elada nii, et see hetk ongi mul ainus, mis mul on. Sest see on tõsi. Hetk ongi ainus, mis meil on. Nii et hoiame oma eluvaimu sees ja paneme täiega. Jätkame nende väikeste sammude tegemist ja inspireerime kogu maailma. Äratame selle massi üles ja loome koos harmoonilise maailma, kus kõik õitseb, kus kõik kasvab ja kus kõik on õnnelikud. See on võimalik. See kõik on võimalik ja see on juba olemas. Edasi valgusrüütlid. Edasi.